Aasta lõpus me teeme plaane, mis hakkab toimuma järgmisel aastal. Ning nüüd kuulake tähelepanelikult, kuidas me saaksime ära kasutada aju omadust kujutleda ette, mis võiks järgmine aasta meile tuua. Ehk siis võta paber ja pliiats ja enda jaoks 10-15 minutit aega. Istu rahulikult maha ja mõtle enda jaoks läbi, mis on üks, rõhutan sõna üks, kõige olulisem asi, mida sa tahaksid, et toimuks sinu elus järgmisel aastal. Kui see on kirjutatud, siis mõtle läbi, miks see on sinu jaoks oluline. Ja nüüd kõik need punktid, mis sul tulevad pähe, pane sinna kirja. Kuidas see mõjutab su käitumist, kuidas see mõjutab su suhtumisi, kuidas see mõjutab sinu enesekindlust, kuidas see mõjutab seda, kui rõõmus sa võiksid olla. Ja kui see on nüüd tehtud, siis kujutle ette, mida sa saaksid ise ainuisikuliselt hakata tegema juba homme 1. jaanuaril, et see asi hakkaks sinu elus toimuma. No näiteks see, et ma leian enda jaoks aega 15-20 minutit või tund aega, kuidas keegi, igas päevas, et tegeleda sellega, mis viib mind seatud eesmärgis suunas. Ja nüüd 4. Pane kirja kõik need asjad, mis sul sel aastal läksid hästi. Miks on oluline? Sest et kui sa alustasid nendega või kui need toimusid, siis sa ka ei teadnud, kas need õnnestuvad või ei õnnestu. Ja nüüd aju veab paralleele sellega, mis on õnnestunud ja sellega, mis ka hakkab õnnestuma. Nii et rõõmsat aasta lõppu ja palju häid mõtteid järgmiseks aastaks.